Kuidas Ameerika arreteeris Maduro, Venezuela presidendi? Tegelikult enne kui Nicolas Maduro arreteeriti Ameerika sõdurite poolt 3. jaanuaril 2026, mõned kuud enne seda, süvenesid probleemid Venezuela ja Ameerika Ühendriikide vahel. Et mõista, miks olukord jõudis sõjalise operatsioonini, tuleb tagasi minna 2025 aasta sündmuste juurde. Kahe riigi suhted on juba ammu olnud probleemsed. Maduro sai Venezuela presidendiks 2013 aastal, kuid pärast presidendi valimisi 2024 aasta juulis olukord läks veelgi hullemaks. Venezuela valimiskomisjon kuulutas Maduro võitjaks, kuid iga valimiskeskuse täielikke tulemusi ei avaldatud. Opositsioon väitis aga, et nende kandidaat Edmundo González on tegelik võitja. Mõned rahvusvahelised vaatlejad ja riigid seadsid samuti ametliku tulemuse kahtluse alla. Ameerika Ühendriigid ei tunnistanud Madurot valimiste seadusliku võitjana. Kui saabus 2025 aasta, Washingtoni jaoks polnud Maduro puhul enam probleemiks ainult valimised. USA valitsus on teda juba ammu süüdistanud seotuses narkokaubandusega. Maduro lükkas süüdistused tagasi ja ütles, et Ameerika tahab teda lihtsalt võimult kõrvaldada. Üks rühmitus, mida Trumpi administratsioon sageli mainis, oli Tren de Aragua, Venezuela kuritegelik jõuk, mis on levinud ka teistesse riikidesse. Trumpi administratsioon väitis, et sellel jõugul on seos Maduro valitsusega, kuid üks USA luurehinnang ütles, et pole piisavalt alust väita, et Maduro valitsus juhib otseselt Tren de Aragua tegevust. 2. septembril 2025. Olukord muutus järsku tõsisemaks. President Donald Trump teatas, et USA sõjavägi ründas Venezuela paati Kariibi merel. Trumpi administratsiooni sõnul vedas see paat illegaalset narkootikumi ja oli seotud Tren de Araguaga. Hukkus 11 inimest. See oli esimene teadaolev rünnak pärast seda, kui Ameerika saatis Lõuna-Kariibidele rohkem sõjalaevu. Operatsioon ei piirdunud ühe paadiga. Järgmistel kuudel ründas USA sõjavägi korduvalt paate, mida kahtlustati narkokaubanduses Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil. Detsembri lõpuks oli tehtud üle 30 rünnaku ja vähemalt 110 inimest oli tabatud. Trumpi administratsioon ütles, et need rünnakud on vajalikud, et takistada illegaalsete narkootikumide sisenemist Ameerika Ühendriikidesse, kuid operatsiooni läbiviimise viis on olnud vastuoluline. Kogu tõendeid paatide sisu ja pardalunud inimeste isikute kohta ei avalikustata alati avalikkusele. On ka õigusasjatundjaid ja inimõiguste rühmitusi, kes on küsinud, kas sõjalise jõu kasutamine kahtlustatavate narkokaubitsejate vastu merel on seaduslik. Samal ajal kui rünnakute arv kasvab ka ameeriklaste, sõjalaevade ja sõjalennukite arv Kariibi merel. Maduro jaoks on selge, et toimub pole enam lihtsalt uimastivastane operatsioon. Ta ütles, et Washington kasutab narkokaubandust vaid ettekäändena, et hirmutada Venezuelat ja ta ametist kõrvaldada. Avalikel üritustel kordab ta pidevalt, et Venezuela ei soovi sõda. 21. novembril ta osales ühel üliõpilasüritusel Caracases, kus ta rääkis rahust ja tantsis rahva ees. Kuid samal päeval toimus midagi palju tõsisemat Maduro avaliku esinemise varjus. Trump ja Maduro rääkisid omavahel telefonis. Reutersi andmetel palus Maduro võimalust Venezuelast lahkuda koos oma perega, kui täidetakse teatud tingimused, sealhulgas tagatakse õiguslik kaitse ja tühistatakse osa sanktsioonidest. Trump ei nõustunud enamiku nõudmistega. Madurole anti väidetavalt nädal aega lahkumiseks, kuid seda ei juhtunud. Kuni kokkulepet ei saavutatud, suurenes Ameerika surve veelgi. Detsembris Ameerika Ühendriigid hakkasid takistama ja konfiskeerima mõningaid naftatankereid, mis olid seotud Venezuela naftakaubandusega. Trump andis korralduse blokeerida sanktsioonide all olevad naftatankerid, mis sisenevad või lahkuvad Venezuelast. Maduro valitsus nimetas Ameerika tegevust ebaseaduslikuks ja piraatlusega võrreldavaks. Nafta on oluline, sest sellest saab Venezuela oma peamise tulu. Sellel on ka kõige rohkem varusid. Seetõttu, kuigi Trumpi administratsioon väidab, et peamised survepõhjused on narkokaubandus ja riiklik julgeolek, kordab Maduro pidevalt, et Ameerika tõeline soov on kontrollida Venezuela naftat. Pingeliste sündmuste keskel näitab Maduro avalikkusele pidevalt, justkui oleks ta täiesti rahulik. Detsembris nähti teda üritustel laulmas ja tantsimas, samal ajal kui ta väitis, et ei soovi seda Ameerika Ühendriikidega.
Kuid samal ajal, kui ta seda tegi, suurenes tema valitsuse vastu sõjaline surve järjest enam. Kui kätte jõudis 2025. aasta viimane päev, Maduro üritab endiselt näidata, et kokkulepe on võimalik. Ta ütles, et Venezuela on valmis tegema koostööd Ameerika Ühendriikidega narkokaubanduse vastu. Ta ütles ka, et riik on avatud Ameerika investeeringutele naftatööstusesse, nagu Chevron juba teeb. Kuid selleks hetkeks ei ole asi enam ainult sanktsioonides. Venezuelat ümbritsevad narkolaevad ja diplomaatilised ähvardused. USA sõjaväe suur jõud on juba piirkonnas paigutatud ja vaid mõned päevad on jäänud, enne kui Ameerika alustab operatsiooni, mis eemaldab Maduro lõplikult võimult. Sellest hoolimata, isegi kui Maduro on veel valmis läbirääkimisteks, on juba liiga hilja. 2. jaanuari 2026 aasta õhtul andis president Donald Trump lõpliku käsu missiooni alustamiseks. Mõni tund pärast seda algas operatsioon Absolute Resolve, mille eesmärk oli Nicolas Maduro tabamine ja tema toimetamine Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriigid olid operatsiooniks kaua valmistunud. Mõni kuu enne rünnakut uuris USA luure Nicolas Maduro liikumisi, kohti, kus ta sageli käis, tema turvameetmeid ja kohti, kus teda võis leida. Ameerika eriüksused harjutasid ka spetsiaalselt loodud koopia peal sellest kohast, mida nad uurisid. Oodati, et Maduro saadakse kätte. Eesmärk oli muuta operatsioon kiireks ja vähendada võimalust, et tema tabamine ebaõnnestub. Ameerika kasutas operatsioonis väga suurt jõudu. Rohkem kui 150 õhusõidukit, umbes 20 baasist osales operatsioonis. Sealhulgas olid hävitajad, pommitajad, helikopterid, droonid ja muud toetuslennukid. Kui eriüksustega helikopterid sisse lendasid, USA sõjavägi ründas ka mõningaid Venezuela õhutõrje ja sõjalisi sihtmärke. Selleks, et vähendada nende võimet operatsiooni takistada, postsid 3. jaanuari varahommikul kella 2 paiku plahvatused Caracases ja selle ümbruses. Üks Ameerika vägede peamisi sihtmärke oli piirkond, kus viibis Maduro. Operatsiooni järel avaldatud detailide kohaselt Maduro üritas jõuda turvalisse ruumi, kuid Ameerika väed jõudsid temani enne, kui ta sinna sisse pääses. Koos temaga tabati ka tema abikaasa Cecilia Flores. Nad viidi kiiresti välja. Nad viidi kiiresti helikopteriga piirkonnast minema. Venezuela, Maduro ja Flores viidi esmalt Ameerika sõjalaevale, enne kui nad viidi Ameerika Ühendriikidesse. Trump kinnitas samal päeval, et mõlemad on juba Ameerika vahi all. See oli suur uudis kogu maailmas. Venezuela president tabati vaid ühe ööga teise riigi sõjaväe poolt tema enda territooriumil. Trumpi administratsiooni jaoks oli see õiguskaitse ja riikliku julgeolekuoperatsioon. See oli suunatud inimese vastu, kes oli Ameerikas juba ammu kriminaalsüüdistustega silmitsi seisnud. Venezuela valitsuse ja operatsiooni kriitikute jaoks oli see Venezuela suveräänsuse rikkumine. Isegi USA sõjaväe sellisel viisil kasutamise seaduslikkus sai pärast operatsiooni suureks aruteluteemaks. New Yorki jõudes paigutati Maduro ja Flores föderaalsesse vahi alla. 5. jaanuaril ilmusid nad Manhattanis föderaalkohtusse. Madurot süüdistatakse muuhulgas narkoterrorismi vandenõus ja kokaiini sisseveo vandenõus. Ta eitas süüdistusi ja tunnistas end kohtus süütuks. Ka Celia Flores tunnistas end süütuks. Kohtukuulamisel Maduro ütles, et ta on endiselt Venezuela president ja rõhutas, et ta toodi sunniviisiliselt Ameerika Ühendriikidesse. Kui küsimus, kas tema kinnipidamine oli seaduslik ja kas tal on puutumatus endise riigipeana, on nüüd osa eraldi õiguslikust vaidlusest Ameerika kohtutes. Kui saabub juuli 2026, määras föderaalkohtunik tema kohtuprotsessi alguseks juuni 2027. Samal ajal, kui Venezuela jääb ilma juhita. Venezuela süsteemi kohaselt asus asepresident Elsi Rodriguez ajutiseks presidendiks. Venezuela ülemkohus määras, et tema juhib ajutiselt riiki Maduro puudumisel. Ta andis vande ajutise presidendina 5. jaanuaril. See ei tähenda, et kogu Maduro valitsus oleks samuti kadunud. Paljud endised sõjaväe ja poliitilised juhid jäid oma ametikohtadele. Seega, isegi kui Maduro arreteeriti, ei muutunud Venezuela kogu süsteem kohe. See on ka põhjus, miks oli raske ennustada, kas üleminek toimub rahulikult või viib see uue segaduseni. Kuid kohe pärast Maduro kinnipidamist tekkis veel üks suur küsimus. Miks jõudis asi nii suure Ameerika sõjalise operatsioonini? Trumpi administratsiooni ametlik põhjus oli Maduro vastu juba ammu esitatud kriminaalsüüdistused, narkokaubandus ja kartellide oht Ameerika Ühendriikidele. Kuid sellega vestlus ei piirdunud. Pärast operatsiooni mainis Trump korduvalt Venezuela naftat.
Venezuelal on maailma suurimad tõestatud naftavarud. Seetõttu sai kiiresti arutelu osaks küsimus, kui suur roll oli naftal Ameerika otsuses. Trumpi administratsioon pani suurt rõhku Venezuela naftasektori suunamisele pärast seda, kui Maduro võimult lahkub. Trumpi strateegias oli veel üks oluline osa juba enne Maduro tabamist. 2025 aastal hakkas tema administratsioon nimetama mõningaid suuri Ladina-Ameerika kuritegelikke rühmitusi välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks. Nende hulka kuulusid Tren de Aragua ja MS-13. See määratlus andis USA valitsusele laiemad juriidilised vahendid nende inimeste vastu, kes annavad abi või toetust neile rühmitustele. Kuid terroriorganisatsiooniks määramine ei tähenda automaatselt, et sõjaväge võid nende vastu kõikjal kasutada. Kui Ameerika hakkas kasutama surmavaid sõjalisi lööke kahtlustatavate narkolaevade vastu, siis muutus juriidiline ja poliitiline arutelu palju suuremaks. Vaid mõne kuu jooksul muutus endine kampaania narkokaubanduse vastu suureks sõjaliseks operatsiooniks, mis lõppes sellega, et Venezuela president ise vahistati. Sellegipoolest, pärast Maduro vahistamist oli üks suurimaid küsimusi, kas Ameerikal on piisavalt seaduslikke volitusi sellise operatsiooni läbiviimiseks. USA põhiseaduse kohaselt kongressil on õigus kuulutada sõda, kuid president on sõjaväe ülemjuhataja. Seetõttu on Ameerikas juba pikka aega arutletud selle üle, kui kaugele võib president kasutada sõjalist jõudu ilma kongressi selge heakskiiduta. Venezuela puhul kongressilt ei ole uut sõjakuulutust ega erilist seadust, mis annaks otsese loa suureks sõjaliseks operatsiooniks riigi vastu. Trumpi administratsioon ütles, et Maduro tabamine on õiguskaitseoperatsioon, mille eesmärk on tuua ta Ameerikasse ja esitada talle kriminaalsüüdistused. Kuid kuna teises riigis kasutati suurt sõjalist jõudu, seadsid paljud seadusandjad ja õiguseksperdid selle selgituse kahtluse alla. Pärast operatsiooni püüdsid mõned senaatorid isegi seadust vastu võtta, et takistada Trumpil võtta täiendavaid sõjalisi meetmeid Venezuelas ilma kongressi heakskiiduta. See näitas, et isegi Ameerika enda sees ei ole ühtne arusaam presidendi võimu ulatusest sellistes olukordades. Oluline on ka see, mida Trumpi administratsioon kartellide suhtes tegi. 2025 aasta 20. veebruaril Ameerika Ühendriigid isasid ametlikult Tren de Aragua ja mõned teised kuritegelikud rühmitused välismaiste terroristlike organisatsioonide nimekirja. Kui mõni rühm on selles nimekirjas, saab USA valitsus palju rohkem teha. Nad saavad jälitada raha, liikmeid ja inimesi, kes neid aitavad. Aga see ei tähenda, et kui kartell nimetatakse terroristlikuks organisatsiooniks, võib seda automaatselt pommitada või sõjaväega rünnata ükskõik kus. Sõjalise jõu kasutamine on ikkagi eraldi teema, eriti kui see puudutab teise riigi territooriumile sisenemist. Siin muutus oluliseks süüdistuse esitamise viis Maduro vastu. USA prokurörid on juba ammu süüdistanud Madurot ja mõningaid Venezuela ametnikke kokaiini saatmise abistamises Ameerika Ühendriikidesse. Maduro eitas süüdistusi ja tunnistas end New Yorki toomise järel kohtus süütuks. On ka inimesi, kes on tema perele lähedased ja on seotud narkokaubandusega. Maduro abikaasa 2 ööpoega tabati 2015 aastal ja mõisteti hiljem Ameerika Ühendriikides süüdi plaanis tuua riiki üle 800 kilogrammi kokaiini. Kuid see juhtum ei ole piisav tõestamaks, et Maduro ise juhib otse Tren de Araguat. Seetõttu ongi tema tegeliku seotus ulatus kartellidega jäänud suureks osaks õiguslikust ja poliitilisest debatist. Aga selleks, et mõista, miks nii paljud venezuelalased on juba ammu Maduro peale vihased, tuleb vaadata, mis nende riigis juhtus enne, kui suur probleem Ameerikasse jõudis. Oli aeg, mil Venezuela oli üks rikkamaid riike Ladina-Ameerikas. Neil on väga suured naftavarud ja suur osa valitsuse tuludest tuleb naftamüügist. 1999 aastal võitis presidendivalimised Hugo Chavez. Ta lubas kasutada riigi rikkust vaeste aitamiseks. Kui nafta hind 2000ndate alguses märkimisväärselt tõusis, suurenes ka valitsuse raha hulk. Chavez kasutas suure osa tuludest sotsiaalprogrammideks nagu tervishoid, haridus, toiduabi ja elamumajandus. Aastatel, mil nafta hind oli kõrge, langes vaesus Venezuelas märkimisväärselt. Aga selle taga oli suur probleem. Venezuela majandus sõltus liigselt naftast. Teistesse tööstusharudesse investeeriti ja arendati vähe. Seetõttu suutis valitsus nafta kõrge hinna ajal rahastada paljusid programme.
aga kui hind langes, kadus ka suur osa tulust kiiresti. Chavez suri 2013 aastal. Tema valitud järglane Nicolas Maduro sai presidendiks. Juba peaaegu aasta hiljem langes nafta hind maailmaturul järsult. See oli Venezuelale suur probleem, sest peaaegu kogu nende majandus sõltus naftatuludest. Kuid nafta hind polnud ainus languse põhjus. Juba ammu oli probleeme korruptsiooniga, liigsete valitsuskulutustega, hinnakontrollidega, teised tööstusharud olid nõrgad ja riikliku naftafirma tootmine vähenes. Järgmistel aastatel süvenesid veelgi toidu ja ravimite puudused. Rahaväärtus langes ja tekkis tugev inflatsioon. Miljonid Venezuela elanikud lahkusid riigist raske elu tõttu, kasvasid ka poliitilised protestid Maduro vastu. Samal ajal muutus valitsus opositsiooni suhtes karmimaks. ÜRO uurijad ja inimõiguste organisatsioonid süüdistasid Venezuela julgeolekujõude piinamises, meelevaldses vahistamises ja muudes tõsistes inimõiguste rikkumistes. Valimistel seadsid opositsioon ja rahvusvahelised vaatlejad korduvad kahtluse alla protsessi õigluse. Seetõttu oli Madurol juba enne Ameerika sõjalise operatsiooni saabumist Venezuelas suuri probleeme. Kuid see ei vasta automaatselt küsimusele, miks Trumpi administratsioon otsustas kasutada nii suurt sõjalist jõudu. Üks kõige ilmsem võimalik põhjus on nafta. Venezuelas on maailma suurimad tööstatud naftavarud. Pärast Maduro tabamist rääkis Trump korduvalt riigi naftast ja Ameerika naftafirmade sisenemisest Venezuelasse. Ameerika Ühendriikidel oli samuti suur roll selles, kuidas käsitleda ja müüa Venezuela naftat pärast operatsiooni. Selle tõttu ütlesid Trumpi kriitikud kiiresti, et nafta on tõesti Maduro tabamise peamine põhjus. Aga olukord on keerulisem. Ameerika Ühendriigid ise on juba üks maailma suurimaid naftatootjaid. Samuti ei ole enamik Venezuela naftast lihtne kätte saada ega kasutada. Suur osa sellest on raske toornafta. See on naftatüüp, mida on raskem ja kallim töödelda kui kergemat toornaftat. Paljud Venezuela naftatööstuse osad on aastate jooksul samuti kahjustatud ja hooletusse jäetud. Seega, isegi kui varud on suured, on endiselt vaja miljardeid dollareid, uut varustust, töötajaid ja palju aastaid, et tootmist taas oluliselt suurendada. See tähendab, et nafta on Ameerika huvide jaoks oluline. Kuid on raske öelda, et ainult nafta on kogu operatsiooni põhjus. Trumpi administratsioon mõtleb Venezuela ja kogu Ladina-Ameerika suhtes palju laiemalt. Washington soovib vähendada Ameerika Ühendriikidesse suunduvat narkokaubandust. Samuti soovib see vähendada suurt migratsiooni riikidest, kus on poliitiline ja majanduskriis. Ja Ameerika tahab, et tema mõju läänepoolkeral jääks tugevaks. See on maailma osa, kuhu kuuluvad Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika ja Kariibi piirkond. Siin on olulised ka Hiina, Venemaa ja Iraan. Paljud aastate jooksul on Maduro valitsus olnud nende 3 riigiga lähedastes suhetes. Venezuela tegi Hiinaga kaubandust, ostis Venemaalt sõjaväevarustust ja tegi Iraaniga koostööd mitmetes majandus- ja energiaprojektides. Washingtoni jaoks Venezuela ei ole lihtsalt vaene riik, millel on narkoprobleemid. See on ka riik, mis asub väga lähedal Ameerika Ühendriikidele, omab suuri naftavarusid ja tugevaid suhteid Ameerika peamiste vastastega. Kui kõik need asjad kokku panna, siis on selgem, miks Venezuela oli Trumpi administratsiooni strateegias nii oluline. Seal on narkokaubandus, migratsioon, nafta, poliitiline ebastabiilsus ning Hiina ja Venemaa kasvav mõju piirkonnas. Pole ühtegi lihtsat põhjust, mis suudaks kõike seletada ja kuigi Trumpi administratsioon väidab, et nende otsuste keskmes on riiklik julgeolek ja narkokaubandus, on selge, et nafta ja kontroll läänepoolkera arengusuuna üle olid samuti osa suuremast plaanist. Et paremini mõista Ameerika suuremat strateegiat, on oluline vaadata tagasi ühele vanale välispoliitikale, mida nimetatakse Monroe doktriiniks. Aastal 1823 USA president James Monroe ütles, et Euroopa riigid ei tohiks enam laiendada oma kolooniaid ega sekkuda Ameerika mandrite asjadesse. Sel ajal olid paljud Ladina-Ameerika riigid just vabanenud Euroopa võimu alt. Lihtsalt öeldes oli sõnum järgmine. Euroopa riigid peaksid hoiduma sekkumast läänepoolkeral, aga 1823 nindal aastal ei olnud see veel võimalik. Nii et alguses oli see lihtsalt suur poliitiline hoiatus. Kui Ameerika tugevnes, muutus ka Monroe doktriini kasutus. 1900. aastate alguseks kasutati seda juba selleks, et näidata, et Ameerika Ühendriigid tahavad omada suurt mõju Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas.
järgnevatel aastakümnetel. Ameerika sekkus mitu korda selle piirkonna riikidesse, see hõlmas sõjalisi operatsioone, toetust ja survet nendele juhtidele, keda peeti USA huvidele ohuks. Teise Trumpi administratsiooni ajal rõhutati seda ideed taas. 2025 aasta detsembris avaldatud riiklikus julgeolekustrateegias Trumpi administratsioon ütles selgelt, et soovib tugevdada Ameerika Ühendriikide mõju lääne poolkeral. Seda uut lähenemist nimetati Trumpi korollaariks Monroe doktriinile. Idee on lihtne. Ameerika tahab jääda peamiseks julgeoleku- ja majanduspartneriks Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika riikidele, Lõuna-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnas. Samuti soovib ta takistada suurriikidel nagu Hiina ja Venemaa saada suuremat kontrolli oluliste sadamate, energiaprojektide, sõjaliste rajatiste üle, telekommunikatsiooni ja teiste strateegiliste varade üle piirkonnas. Siin saab veelgi selgemaks, miks Venezuela on nii oluline. See asub Ameerika Ühendriikidele lähedal, sellel on väga suured naftavarud ja aastaid on Maduro valitsus olnud lähedastes suhetes Hiina ja Venemaaga. Seega Washingtoni vaatenurgast Venezuela ei ole ainult probleem, mis puudutab narkootikume või valimisi. See on osa suuremast võitmisest selle üle, kellel on tugevam mõjuvõim lääne poolkeral. See ei tähenda, et Monroe doktriin ise annaks seadusliku õigustuse ja et Ameerika võiks sekkuda teiste riikide siseasjadesse. See on välispoliitiline põhimõte, mitte seadus, mis annaks automaatset loa kasutada sõjalist jõudu. Ja see ongi põhjus, miks Maduro vahistamine muutus vastuoluliseks. Mõned venezuelallased olid rahul, et ta võimult eemaldati. Paljud miljonitest venezuelalastest, kes elavad juba teistes riikides, lahkusid ammu majanduskriisi ja poliitilise repressiooni tõttu, kuid Madurol on ka toetajaid Venezuela sees. Pärast tema vahistamist toimusid meeleavaldused, kus nõuti tema tagasitoomist. On raske öelda, et kogu Venezuela elanikkonnal on üks ja sama arvamus. Samuti on raske täpselt hinnata avalikku arvamust riigis, kus on juba pikka aega olnud probleeme poliitilise vabaduse ja hirmuga valitsuse kättemaksu ees. Samal ajal jätkub Maduro juhtum Ameerika Ühendriikides. Tal on esitatud föderaalsüüdistused, sealhulgas narkoterrorismi vandenõus ja kokaiini importimise vandenõus. Ta on need süüdistused tagasi lükanud ja end mitte süüdi tunnistanud. Üks tema peamisi kaitseargumente on tema kinnipidamise viis. Tema advokaatide sõnul rikkus Ameerika rahvusvahelist õigust, kui ta võeti sõjalise jõuga kinni Venezuela territooriumil. On veel üks suur küsimus, riigipea puutumatus. Maduro väidab, et oli endiselt Venezuela seaduslik president, kui ta kinni peeti. Kui kohus selle omaks võtab, võib see mõjutada küsimust, kas tal on riigipea puutumatus. Kuid USA valitsus ei tunnista Madurot operatsiooni ajal seadusliku presidendina. Seetõttu saab tema puutumatuse küsimusest suur õiguslik vaidlus. See küsimus pole veel lahendatud. 2026 aasta juulis määras föderaalkohtunik Maduro ja Celia Floresi kohtuprotsessi alguseks. 1. juuni 2027 on olemas ka ajalooline näide, mida sageli võrreldakse Maduro juhtumiga. 1989 aasta detsembris tungisid Ameerika Ühendriigid Panamasse operatsiooni Just Cause käigus. Üks peamisi sihtmärke oli selle liider Manuel Noriega. Noriega seisis samuti silmitsi narkokaubanduse süüdistustega Ameerika Ühendriikides. Pärast sissetungi ta peitus Vatikani diplomaatilisse missiooni Panama City's. Hiljem andis ta end üles 3. jaanuaril 1990. Noriega viidi Ameerika Ühendriikidesse ja teda mõisteti kohut föderaalkohtus. Ta üritas vaidlustada oma kinnipidamise ja sõjalise sissetungi seaduslikkust, kuid see ei takistanud seda. 1992 aastal mõisteti Noriega süüdi narkokaubanduses ja muudes süüdistustes. On veel üks oluline USA ülemkohtu juhtum, mis mõjutab selliseid küsimusi. Kohtuasjas United States versus Alvarez Machain 1992 aastal ülemkohus ütles, et süüdistatava sunniviisiline toomine teisest riigist ei ole automaatselt põhjus, miks Ameerika kohus kaotaks oma jurisdiktsiooni, kuid see ei tähenda, et see oleks kohe seaduslik. Rahvusvahelise õiguse kohaselt iga sõjaline kinnipidamine teises riigis, need kaks asja on erinevad küsimused. USA kohus võib öelda, et tal on õigus süüdistatavat kohtus arutada, samal ajal kui eraldi vaieldakse selle üle, kas valitsus rikkus rahvusvahelist õigust selle inimese kätte saamiseks. See ongi üks suurimaid küsimusi Maduro juhtumis.
Pärast tema kinnipidamist küsisid paljud riigid ja õiguseksperdid, kas üks tugev riik võib siseneda teise suveräänse riigi territooriumile ja võtta selle juhi ilma selle riigi või ÜRO Julgeolekunõukogu loata. Trumpi administratsioon ütles, et operatsiooni põhjuseks olid riiklik julgeolek, narkokaubandus ja enesekaitse, kuid kriitikud väitsid, et see võib luua ohtliku pretsedendi. Kui ka teised tugevad riigid kasutavad sama põhjendust, võib neil olla lihtsam õigustada sõjalisi samme vaesemate ja nõrgemate riikide juhtide vastu. Ja siin näeme, miks see probleem on suurem kui ainult Trumpi ja Maduro küsimus. Pärast Maduro kadumist ei muutunud Venezuela automaatselt stabiilseks. Delcy Rodriguez ist sai ajutine juht, samal ajal kui paljud endised valitsusametnikud ja julgeolekujõud jäid oma ametikohtadele. Samal ajal hakkas uus juhtkond looma tihedamaid suhteid Ameerika Ühendriikidega. Washington muutis järk-järgult ka mõningaid sanktsioone ja avas suuremad võimalused välisinvesteeringuteks Venezuela nafta- ja gaasitööstusesse. Kuid pole ikka veel selgem, kuhu Venezuela välja jõuab. Võimalik, et tekib avatum poliitiline süsteem ja vabamad valimised. Samuti on võimalik, et suur osa endisest võimustruktuurist jääb alles ka siis, kui Maduro enam ei ole. Ning on võimalik, et uus valitsus muutub rohkem sõltuvaks Ameerika Ühendriikidest. Seetõttu on raske kogu lugu ainult ühele põhjusele taandada. Asi pole ainult narkootikumides. Samuti ei piisa, kui öelda, et ainult nafta on põhjuseks. Suuremas pildis on olulised ka migratsioon, julgeolek, narkokaubandus, nafta, poliitiline stabiilsus ja Ameerika konkurents Hiina ja Venemaaga mõjuvõimu pärast lääne poolkeral. Riiklikus julgeolekustrateegias isegi Trumpi administratsiooni enda sõnul on selge eesmärk teha Ameerika Ühendriikidest regiooni peamine majanduse julgeolekupartner ning takistada vaenulikest riikidest kontrolli saavutamist oluliste varade üle. Seega Nicolas Maduro tabamine ei tähenda ainult ühe poliitilise karjääri lõppu. See on ka suur proovikivi selle kohta, kui kaugele võivad Ameerika Ühendriigid oma sõjalist jõudu kasutada, et kaitsta oma enda julgeoleku ja poliitilisi huve. Venezuela jaoks olulisem on see, mis järgmisena juhtub. Tõeline muutuse mõõdupuu ei ole ainult see, kes on presidendipalees. Olulisem on see, kas toimub tõeliselt vabad valimised, kas majandus paraneb, turvalisem elu ja valitsus, mis vastutab oma enda kodanike ees. Sest isegi kui Maduro on kinni peetud, pole Venezuela suurimat küsimust veel vastatud. Kes otsustab tegelikult riigi tulevikku? Kas seda teevad venezuelalased ise või hoopis mõjukamad riigid, kellel on siin oma huvid?